et see Instagrami Celestial Virgin, ütle ise. Celestial Virgin. Celestial Virgin. Ma olen Pärnust pärit. Täiesti tunnen ka, et ma olen läbi ja lõhki pärnakas. Kasvasin üles põhimõtteliselt rannas ja parkides, oma suures tagahoovis. Et Pärnu on mulle väga tähtis ja südamelähedane. Ja ma arvan, et kunagi lähen ka sinna tagasi lõpuks. Kõlab küll nagu väga idülliline, et kogu aeg rannas adru ja vesi ja sinine laguun ja soolane nahk ja päike. Väga hea. Aga siis kas sinu peres on keegi kunstnik või millega su vanemad tegelevad? Mul on mõlemad õpetajad. Ema on käsitööõpetaja, isa on tööõpetusõpetaja. Nii et ma olen terve elu olnud selles keskkonnas, kus inimesed muudkui teevad kõike oma kätega. Mõlemad on käeliselt väga andekad ja see ongi mind nagu tugevasti mõjutanud, et ma olen alati teadnud, et ka mina tahan olla selline looja just nimelt nagu sellisel füüsilisel tasandil siis, et mulle meeldib ka oma käsi kasutada asjade tegemiseks. Ma esimest tehet ei mäleta, aga ma mäletan väiksena ma tegin kogu aeg selliseid pisikesi kaelakeesid erinevatest pärlikestest siis, mis ma sain emalt. Ja ma mäletan seda, et minu mamma oli väga suur toetaja. Tema alati ostis minult niimoodi 5 krooniga või nii neid kaelakeesi, kandis neid uhkusega. Ja siis ma mäletan, et ükskord ta kogemata tõi katki selle. Seal oli ainult üks niidikene läbi ka. Ja siis ta tundis ennast nii halvasti ja ütles mulle, et oi, palun vabandust, et aga tee mulle uus, ma ostan selle kindlasti ära. Ja mul on see kuidagi nii hästi meeles, et seal mul nagu see kirg hakkas pihta siis sellest. See ei olnud küll mul üldse nagu mõttes alguses. Aga see oli minu isa, kes ütles mulle, et ta näeb kogu aeg, et ma põhimõtteliselt tegelen sellega, et miks mitte proovida. Kunstiga? Just. Ja mõtlesin ka, et miks mitte, et kuna mul ei ole mingeid väga kindlaid selliseid kirglikke unistusi, et nüüd ma pean minema seda õppima, tulin EKA-sse ja õnneks hakkas väga-väga meeldima üsna varsti. Mul on alati meeldinud mitte ainult isegi ehteid, vaid ka endale kostüüme, teha erinevaid meike, vahepeal täiesti hullumeelseid, samamoodi soenguid, mõelda välja karakterid ja ehted ja siis ka erinevad aksessuaarid oli väga suur osa sellest. Et see oli selline väga tagantjärgi vaates väga loomulik käik. On su käekiri muutunud ka? Ja ikka ja. Praegu, mis mind peamiselt kõnetab, on selline hästi tugevad sõprussuhted, minu sõbrannad. See, kuidas me toetume üksteisele väga tugevalt. See suvi, nagu sain eriti sellest aru. Ja tahaks kuidagi, et see magistritöö oleks peaaegu nagu ood sõprusele. Ja sellisele õnnelikule elule läbi sõprade. Aga kas see näitus, mis sul praegu on, kas see on sinu esimene näitus? Jah, esimene selline täitsa nagu ainult minu asjadega näitus siis. Seda vist juhtub isegi päris tihti, vähemalt teiste inimestega ja ehtekunstnikega, kellega ma rääkinud olen, et ehte selline sügavam tähendus tulebki peast, kui see on valmis. Ehk kui ma olin juba mingi 3 lükki valmis teinud, ma juba teadsin ka, millest see 4. tuleb. Ma sain aru, et see on nagu, see on nii loogiline äkitselt minu jaoks. Hästi isiklik muidugi. Kõik tuli minu enda seest. Ma ei teagi, kui süviti ma tahaksin sellesse minna. Ma tahaks võib-olla, et inimestel jääks rohkem ka enda tõlgendusruumi, et see ei oleks nii väga minuga seotud. Aga jah, see pani mind lõpuks sügavalt mõtlema nagu mingite enda minevikutraumade üle, enda seksuaalsuse üle
selle peale, kuidas ühiskond mõjutab minu kui naise sellist seksuaalset nagu olekut, käitumist, suhtlust teistega. Aga ma arvan, et see tuleb päris hästi ka välja sellest näituse kirjeldusest ja võib-olla nende tööde nimetusest samuti. Sa võid öelda, mis need nimed sul on seal? Üks on siis Body Count, teine on Boundaries, kolmas on Honeymoon ja neljas, ma ei suutnud lõpuks valida kahe vahel, on siis Nostalgia / Spells. Ja inglise keeles, kuna ei tea, tundus nagu õigem sel momendil. Et praegu on sul see näitus nüüd väljas ja selline, tegelikult on need teemad üksjagu ju seotud ka su magistritöö teemaga ka vist natuke. Mul on tunne, et nad ei ole vist väga kaugel. Ja, see on ikkagi selline suhe teise inimesega. Just ja selline see naiselik nagu hing on seal sees. Sama kui ma mõtlen, rääkisin enne oma sellest sõpruskonnast ja just nimelt sõbrannadest. Et ma arvan, et sealt leiab kübet meist kõigist, minust ja minu sõbrannadest just sellist nagu naiselikku kübet siis. No praegu päris midagi nii kindlalt ei ole, et ma saaks öelda, et näitus midagi. Kevadel tahaks lihtsalt minna praktikale jälle välismaale mingiks ajaks. Ma tunnen, et see alati hästi inspireerib mind. Hoopis teine kesk. Just, et ma nagu, mul tekib see teine perspektiiv asjadele lihtsalt, et kui liiga kaua lihtsalt jääd Eestisse kinni sellesse nagu kindlasse keskkonda, ümber on ainult siis kuulsakad ja sõbrad ja kõik on hästi toetavad, siis võib-olla jääb saamata see selline tugevam kriitika, mida ma võib-olla saaksin välismaalt inimesed, kes mind ei tunne. Et see on nagu siuke järgmine asi, aga midagi kindlamat ma öelda ei saa hetkel. See, kuidas need inimesed, keda ma tutvun just nagu öösiti, kuskil olles peol, väljas, see muusika, need tuled, rütm, see on hoopis teine maailm ja see mõjutab mind suhteliselt tugevalt. See on ka see koht, kus ma saan oma neid erinevaid karaktereid läbi siis oma erinevate ehete ja kostüümide välja elada. Et ma päris elus näiteks siia ei tule mingi parukaga ja ei ütle, et ma olen nüüd, ma ei tea, Victoria, aga öösel ma saan seda teha, see on nagu see õige koht selle jaoks. Kahjuks on niimoodi, et ma seda lõbusamat peopoolt saan nautida enamasti vaid suviti, sest et ülejäänud aja jube kiire ongi see, et töö ja kool ja siis võib-olla ühe korra kuus ma saan päriselt minna välja ja korraks ennast nagu just nagu lasta välja kõik need emotsioonid ja kõik need uued karakterid, kes mul sees on. Et ja kahjuks on niimoodi, et praegu peab olema see töö ja kool prioriteet number 1 ja pidutsemine pärast, kuigi minu jaoks on ikkagi, ma tunnen, et pidutsemine, lõbutsemine peaks olema sama tähtis kui sinu töö ja kool või siis sinu suhe. Ma muidugi perekonna kohta ei saa öelda, mul ei ole pere, võib-olla kui mul oleks lapsed, ma räägiks teist juttu, aga ma olen 24 ja praegu võib. Ehe nõuab väga palju aega, et kuidas sa suhtud sellesse aegluse võlusse, mis ehte tegemisega kaasneb? Ma naudin seda väga. Mul ei ole kunagi seda tunnet, et nagu räigelt viskaks üle või tahaks midagi muud teha. Sest kui ma hakkan seda tegema, ma mingis mõttes lähen nagu veits transsi. Et ongi see, et ma võin seal pingis istuda nagu mingi 10 tundi järjest ja teha. Äkki tavaliselt, ma ei ole nagu söönud terve päev, söön ruttu ära, tagasi pinki ja see on, mul väga meeldib see. Nii et sa unustad ajataju ära? Täiesti, jah. Ma arvan, et see tegemine ise, kuigi alati on hästi tore see, et kui on valmis. Aga see on alati ka kohe jällegi see tunne, et tahaks jälle teha. Et ma arvan, et ikkagi see tegemine, jah. See protsessi ise just. See kavandamine ja siis... Mitte isegi kavandamine, sest ma väga kavandi ei teegi. Mul on, tuleb võte pähe
ja ma hakkan kohe tegema ja siis ongi just selle tegemise käigus see ehe ise muutub, et mul käed mõtlevad minu eest. Niimoodi, et sa lased igalt pool nagu sellisel juhusel ja muutlikkusel kogu aeg sisse tulla? No jaa, suhteliselt küll. Ma tunnen, et just ehtekunstnikuna mul on teatud laadi rohkem vabadust kui võib-olla mingitel teistel kunstnikel. Noh, näiteks maalikunstnikel see on ikkagi see, et seal on see maal. Aga ma tunnengi, et see ehe võib olla ülipisikene, samas ka ülimastaapne, et sa võid seal absoluutselt kõike teha ja kõik materjalid, millest vähegi saab midagi kokku panna, sellest saab teha ehet. Absoluutselt kõik on ehtekunsti jaoks avatud, see on korraga ülihea ja samas ka natukene sellist närvilisust tekitav, sest et võib juhtuda, et ma ei suudagi teha lõpuks mingit valikut, et noh, mis ma siis peaksin ikka tegema, kui kõik on lubatud. Sulle ikkagi meeldib teha kante või tehtet? Jaa, ma tunnen, et minu nagu selline andekus võib-olla just ikka peitub selles, et need tulevad esile kõige paremini, kui neid kantakse. Kuidas sa arvad, kuidas nagu kunst laiemalt võib nagu muuta meie elu või kuidas see, mis osakaal on, miks ehet on meile vaja? See annab minu jaoks vähemalt igapäevasesse ellu sellist lisaväärtust. Ma tunnen, et ma ei ole lihtsalt Liisbet, vaid nagu selg sirgemaks ja nina rohkem püsti. Ma tunnen, et ma olen nagu tähtsam või see tõstab see tõstab jah minu enda enesehinnangut just. Ma tunnen, et ma olen ikkagi mina, aga kuidagi parem versioon endast. Siis, kui sa oled ehitud? Just. Millised on sinu lemmikehted? Ma arvan, mulle veel kaelakid kõige rohkem, sest et sõrmused, ma olen kõik oma sõrmust ära kaotanud. Kõrvarõngad mul hakkavad lõpus kõrvad ootama, aga kaelakee, väga hea. Ei tule kuidagi küljest ära, kui sa mingi väga hullult ei roki siin. Et jah, kaelakeed kindlasti. Aga ise tehtud, et sa oled kõik kaelakehtid endale ise teinud? Ei. Kas sa teed iga peo jaoks endale uue jäänud? Kindlasti mitte, et ma tean, see on võib-olla natukene tabu ehtekunstnike seas, võib-olla kanda ka seda, et sa oled kirjastas mingi täiesti mõttetu plastik 2 eurose asja, aga ma tunnen, et isegi selliste asjade kandmine ikkagi minu jaoks on ka väga lõbus ja tore. Et üks päev ma võin kanda seda enda tehtud hästi kaunist, hõredast, mitme tähendusega sellist kunstiehet, aga siis järgmine päev, ma ei tea, ostsin Expressionsist endale Jokeri ja käib ka. Ma ei diskrimineeri ehteid. No kõige parem oleks ikkagi nende 2 tasakaal. Näiteks ka selles näituses A-galeriis mul on seal kaelakeed, mis on siis need unikaalehted, kuid ometigi on mul ka seeriehted, mis on nagu tehtud mingites detailides, mis sealt kaelakeedse on võetud. Näiteks praegu mul kõrvarõngad, mis on siis okastraadi motiiviga, samamoodi on selles okastraadi motiiviga kaelakee. Või siis see kaelakee body count, mis on 31 väiksest nokukesest tehtud. Ma teen ka neid pisikesi nokukesi väikeste nõeltena. Et mulle nagu see meeldib hetkel kõige rohkem. Minu arust hea ehtetunnus on see, mis paneb kandjad hästi tundma ennast hästi tundma, et sellepärast ma et ehe on kõige kandmiseks ja selle kandja ehtimiseks. Ja sellepärast ongi, et nagu ma ennist rääkis, et ma võin kanda seda unikaalehet, aga ma järgmine päev võin ka kanda seda plastikkõrvarõngast ja tunda ennast ikkagi väga võimsana. Et ehtega ongi see tore asi, et iga kandja, ma arvan, tõlgendab neid ehteid endale erinevat pidi.
ja ega ma ei tahagi nagu enne hetkega peale sundida seda, et see hetk peab nüüd tähendama seda, see on selline, see on nagu selle esteetikaga kindlasti. Et ma annan kandjale täiesti vabad käed selles mõttes. Kas sina halva tujuga saad ehteid teha? Ei saa. Tavaliselt läheb asi halvasti, ma sulatan midagi üles, lõhun midagi ära, et siis ma pean teadma, et ma nüüd pean lõpetama. Nii ei ole, et kui sa hakkad tegema halva tujuga ehteid, siis halb tuju läheb kohe ära, sa lähed kuskile transi? Pigem mitte. Kui ma tavaliselt halb tuju võib mul tulla siis, kui mul on tõesti ülikiire mingite hetega ja siis ma lõhungi kogemata midagi ära. Siis ma pean võtma selle pausi. Tavaliselt ma lähen lihtsalt vetsu, nutan natukene aega, siis tõmban ennast jälle kokku ja tagasi lava taha ja ma saan edasi minna, siis mul on see halb tuju nagu üle elatud. Aga halva tujuga ehtid teha ei maksa. Need su ehtid on ikkagi läbinisti hea ja positiivse energiaga laetud alati? Ma arvan küll, jah. Aga ma tahaks seda, et kui ma tahan midagi teha, siis ma teen seda ilma, et ma hakkaks ennast ülimalt kritiseerima ja mõtlema, et äkki see ikka ei sobi, mida äkki, ma ei tea, keegi tähtsam ehtekunstnik võib sellest arvata, äkki ta vaatab, et see on mingi täiesti mõttetu või pläss või mis iganes. Ja see on, et mitte olla liiga edaskriitiline, see on nagu siuke protsess. Ma arvan, et läbi aastate, et see on nagu paremaks läinud. Ma ei ole nii edaskriitiline, ma olen veits vabam selle, mis ma teen. Ma olen aru saanud, et lihtsalt tee seda, mis sa tahad teha. Kas sa tunned, et sellist sisemist vajadust ambitsiooni jõuda kuskile? Kuidagi naljakal kombel nagu mitte. Tahaks lihtsalt, et ma oleksin nii õnnelik sellega, mis ma teen. Ehk mul ei ole seda vajadust saada nüüd nagu kõige paremaks, kuulsamaks, saada sellesse galeriisse või näitusele. Et kui ma tunnen, et ma teen õiget asja, mulle meeldib ka see, mis sealt välja tuleb, siis ma olen rahul. Võib-olla üks asi on ainult see, et ma tahaks ikka, et inimesed kannaks mu ehteid. Ja nad kannavad ka, nii et mul on praegu päris hästi. Ma tunnen küll, et ma tahaks, et minu bränd nagu esindakski sellist veidi hullumeelset inimest, ma ei tea, kui hästi see kõlab, aga selliseid ehteid, et sealt tuleks selliseid ehteid, mis nõuavad veidi julgust kandmisel. Ma ei tea, kui... Või äkki nad kasvatavad julgust kandjad? Ja seda ka kindlasti, ja. Ma ei tea, kui palju ma Eestis leiaks nendele kandjaid muidugi. Ma arvan väga palju, need praegu on väga cool'i tehtud. Ja ma arvan, et ka eestlastes on rohkem tõusnud selline nagu... Enese teadlikkus? Ja enese väljendamise julgus. Et ja ma olen alati enda selle Celestial Virgin osapoolega mõelnud, et minu nagu mitteametlik motto oleks siis jewelry for bad bitches. Aga see võtab päris hästi kokku, mida ma teha sooviks. Minu arusaam ehetest muutus väga palju peale seda, kui ma läksin Mekasse. Et ongi see, et ehe võib olla ükstaspuha mis. Ja see vabadus ja see sundimine põhimõtteliselt, et peaaegu sundimine, et lihtsalt hakka tegema ja vaata, mis välja tuleb. Enese distsipliin siis just. Jah. Ja mis sa arvad, mis asi on andekus? Ma ei tea, kas andekus... Ma ei ausalt ei ole väga kindel, kas siuke asi on üldse olemas. Minu jaoks andekad inimesed on lihtsalt need, kes on palju tööd teinud. Seda ma näen nende just töökuses. Ma arvan, et iga inimene võib olla andekas. On vaja lihtsalt natukene sellist sitkust ja vastupidavust ja pealehakkamist. Sooviks, et natuke rohkem lõbu ellu äkki. Huumorit ja lõbu ja ma tunnen, et inimestel on tihtipeale veidikene mingi
nagu tõuge selle vastu. Et seda võetakse kui midagi sellist, mis ei ole ju tähtis, et inimesed peavad ikka tõsised olema, eriti oma loomingus ja töös. Ma arvan, et äkki see jääb julguse taha jälle? Võimalik jah. Et inimestel peaks olema rohkem julgust, et olla lõbusad ja võib-olla natuke pealiskaudsemad ka vahepeal ja võtta asju nagu kergemalt. Iga asi ei ole nii keeruline. Õnnesaladus on inimesed sinu ümber. Mul on väga tähtis minu sõpruskond, minu sõbrannad. See armastus, mis ma sealt saan, on just see nagu naistevaheline sõprus, hästi intensiivne. Ma tunnen, et see hästi toetab mind elus ja loomingus. Ja lihtsalt iseendaga rahul olemine ka. Et ei ole vaja ennast pidevalt võrrelda teistega ja mõelda, et tema on nii kaugel, mina ei ole nii kaugel, ma olen halb. Et sellest ülesaamine väga keeruline, aga vajalik, et olla nagu päriselt õnnelik ja ka tegelikult hakata siis tegema asju, sest see hoiab hästi tagasi.